Montag lieben, glauben, globen. Tere, hea Eestimaa rahvas! Teie ees on taas lõuna Tõuki juurtega Meie oleme Kevin ja Gregor. ja täna valmistame hamburgerit. Tahaksime mainida, nagu lubatud, seekord saime põlled. Ja täname Max ja Moorit. Aitäh sulle! Andis meile põlled. Ja ega siis ei ole midagi muud, kui tutvustame teile koostisosi. Vaja läheb. Salat, Kasted, hakkliha, hapukurt, saia, sibulad, tomatid. ja nüüd ei ole vaja teha muud, kui hakkida hapukurk, sibul ning tomatid. Kasutage selleks lõikelauda. Kuna meil lõikelauda ei ole, siis sobib väga hästi 2007. aasta naisteleht ja kõige paremini sobib naistelehe number 46. Andrus Värniku Salapärane saatja, ma olen ta juuksur. Või number 48. Madis Milling. Normaniga teeme saadet, aga eraelus me ei suhtle. Ja võtamegi sibula. Nii, sina võid tomati juba võtta. Jah, tehke neid küll erineval ajal, kui sibul on tehtud, tegelege tomatiga. Või, kui te olete väga osavad, siis ühe käega hakite tomateid ja teise käega sibulat. Mõtle, kui koomiline see oli, oota. Võtangi endale siit mõnusa terava noa. Ja sulle ohutus ennekõike see seenenuga. Sa ei vigastaks ennast ja hakkamegi lõikama. Ja enne võtate sibulat selle koore ära, seda koort me süüa ei taha. Ei, Kalli. Ma ei saa selle noaga ju lõigata tomatit, kui me tahame rattaid. Aga pool sibulat tuli nendeks väikesteks ka hakkida, et liha sisse panna. Ma lendan ära! Oleks parem tõesti. Ühed sibulad jätate siis rõngastena ja teised hakitaks, mida lisate hakklihale, kui te pannile panete. Ja kui tomat on lõigatud nii hästi, kui ta on lõigatud, siis võtate ja panete ta ilusti kaussi nagu sibulagi ja Samamoodi jätate rõngastena või noh, kui teil on lõigatud tomat rõngasteks, sibul tükikesteks, mida lisate pärast hakklihale ning sibul ka rõngasteks, siis lõigake hapukurk. Ootsa, kurat, kena. Kena, võta ka jõujooki. Võta jõujook. Võta ka endale hapukurk. Sellega saad hakkama. Ja lõikate ka rõngasteks. turvamees. Ja nagu ikka, üks kork lõikamiseks ja üks kork poiske. Ja nüüd võtame meie sõbrad salati ja saia ning hakkame nendega tegelema. Ja käte vahel niimoodi murrate. Väga peenikeseks ei ole vaja ja panete ka kaussi. See otsa kohta ei olnud kõige parem.
ja kui teil on koostisosad hakitud, siis võtate hakkliha. Max ja Moorid seal 50% vähem pakki. Ei ole see suur karp, vaid... Nüüd võtate hakitud sibulad ja lisate need hakklihamasile juurde. Ja kui käised on üles kääritud, siis asume kotletikesi voolima. Mätsite liha ja sibula kokku ja ikka oleks mõnus ja... Ja mina teen selle sükseks mõnusaks ümaraks hetkel. Ma ei tee ümaraks. Ma teen nagu pannkoogiks. Ja siis võtan oma meelepärase maitsestamisvahendi ja mina lisan pipart. Okay. Ja kui te ei soovi pipart oma kotletile, siis te võite valida ka näiteks küüslaugusoola või siis ükskõik millise muu maitseaine, mis teile maitseb. Neid võib olla üks, neid võib olla mitu. See on see tavaline telekokk lihtsalt. Paneb mingi 10 kilo maitseaineid ja siis siin on natuke puudu. Maitse jääb nõrga. Ma panin 10 kilo soola, kordan. Oleks pidanud 30 pane. Ja siis mudite neid. Op! Nagu pannkook, aga paksem. Opa, üks on valmis. Kotletid on valmis, siis te panete panni tulele soojenema ning hiljem lisate kotletid. Minul on. Ja senikaua, kuni kotletid pannil küpsevad, võite mõnda meelepärast ajakirja lugeda. Päike. Issand, Marika Lillemets, kel on 4. aastat üksinda. 6 hours later. Ja siis, kui kotlett ongi valmis, siis võtate oma saiad kõigepealt 2 poolt, alumine pool ja pealmine pool. Pealmisel poolel on linaseemned kenasti nähtaval. Selle panete natuke eemale siin, võtate oma alumise saia, võtate kotleti panni pealt, ja panete ta saia peale. Ühesõnaga, siis võtate neid selle kastme, puuviljane mango karrikaste Felixilt saadavas igas poes, lasete Ilus! Nii kollane! Meil on hapukurk, nagu ikka öeldud, tomat, salatileht ja sibul. Neid koostisosi võite ka vähendada või siis lisada. Näiteks, kui te ei söö sibulat, siis te loomulikult ei pea sibulat. Või kui te ei söö kotletti, siis piisab lihtsalt salatist. Siis jah. Ja siis, kui on valmis ta vorbitud, siis võtate selle pealmise poole. Kus on linaseemned? Ja panete siia peale ja... Ja mekime järele. Head isu! Issa, mul ei mahuta suhu. Hooli, hippi, ma ei tea, kuidas kaubaid ütleme. Ja sellega, hea Eestimaa rahvas, lõpeb meie teine söögisaade. Hamburgerid said valmis ning need olid imemaitsvad. Kuid ärge muretsege. Saateid tuleb veel. Sest juba varsti 3. saates Lõuna ruutjuurtega on meil ka külaline. Olge meiega. Heppika jeek! See on hea. Sa ei oska püüda ka kuradi sita. Ei loobi saia! Ei saa. Salad.